Tere, olen Illar Kohvinaumalt ja kuna 3. märtsil 2019 on Riigikogu valimised, siis minul on poliitikutele nõudmised suisa. Ja neid punkte on 4, mida ma nõuan. Nii, kõigepealt prügipeo teema. Et prügivedu peab olema üle vabariigi kõikidele elanikele tasuta. Ühesõnaga, et praegust on Toris on asjalood niivõrd korrast ära, ühesõnaga, et ma siin suisa nüüd näitan seda värki, et siin on suvest saadik, kui Toris need taaskasutuskonteinerid ära viidi, ühesõnaga, et sellest saadik seisavad mul siin järjest prügikotid, nii et tahaks loota, millal Lauri Luur ja Tori vallavalitsus selle asja korda ajab, et ka küladesse tuuakse prügikonteiner, kuhu saaks prügi panna. Nii et see prügivärk on üks asi, nii et meil on 3 taaskasutusorganisatsiooni Eestis olemas ja kõigil on kohustus teha koostööd vallavalitsustega ja tuleb teha niimoodi, et igasse külasse tuleb panna prügikonteiner. Kui te ei taha, et näiteks maa sisse lasen buldooseri augu kaevata ja matan prügikotid maha, kui muud moodi protestida ei saa, et niimoodi need asjad ei lähe. Nii, teine punkt on retseptiravimid, olgu kõikidele inimestele apteegis ühise hinnaga müügil, mitte nii, et see, kellel on kellel on ravikindlustus, need saavad palju soodsamalt kui need, kellel ravikindlustust ei ole. Kõik on inimesed ja kõigil tuleb jälle retseptiravimid apteegis tuleb ühise hinnaga müüa, nii et mingit vahet teha ei tohi. 3. Jätkuvalt tasuta ühistransport peab olema ja siinkohal siis tänu jätkuvalt Keskerakonnale, kes on see ühistransporti meile võimaldanud. 4. punkt. Toiduseadus tuleb Riigikogul muuta. Sest et praegust on niimoodi, et näiteks Pärnu toidupank peab hakkama alates 5. novembrist siis lahti olema õhtuti kella 9 kuni poole 12-ni, nii et ühesõnaga ütleme öisel ajal ja siis põhjus on selles, et teise päevaga kõlblikuni toitu ei tohi järgmisel päeval väljastada. See on idiootsus, sellepärast, et mina tegin eksperimendi läbi, et teise kuupäev kõlblik kuni, toit oli veel isegi 6. päeval oli veel kõlblik süüa, nii et ma sõin ja midagi ei juhtunud, nii et järgmine päev on ta kindlasti kõlblik ja olgu see asi korda tehtud, et kui see Veterinaar- ja Toiduamet veel kauem veputab selle asja kallal, et siis tuleb see juhtkond ära vahetada seal, et kui on pidur peal, et siis pidurit tuleb ära kaotada, nii ütleb mina Illar Kohvinaumalt.